Tõesti ootamatud uudised. Hiina teatas majandus- ja transpordisidemete osalisest taastamisest Taiwaniga, sealhulgas otselennud ja teatud toodete import. Tegelikult kutsus Hiina Taiwanit leppimisele ja isegi koostööle. Vastava avalduse tegi Hiina kommunistliku partei Taiwani asjade amet. Pärast Taiwani opositsioonipartei Kuomintangi juhi Chen Liwuni visiiti Pekingisse, kus ta kohtus Hiina RV esimehe Xi Jinpingiga. Aga just siin peitubki kogu Hiina lähenemise oht. Peking otsustas neelata Taiwani opositsiooni kaudu, mis valmistub võimuvahetuseks saarel. Ja just selles saates arutamegi koos teiega, mida Hiina on plaaninud ja miks ta teatas Taipeiga lähenemisest. Mis mäng see selline kaval on ja kuidas on sellega seotud opositsioon? Ja mis kõige tähtsam, kuidas on sellega seotud juhtum, kus Donald Trumpi administratsioon püüdis kinni Venezuela juhi Nicolás Maduro. Igatahes tuleb huvitav. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame seda saadet, palun tellige kanal, pange sellele saatele like ja kirjutage selle video alla ükskõik milline kommentaar. Ja tellige minu Telegrami kanal Petši News. Selle link on selle video kirjelduses. Alustan seda saadet ühe lühikese looga. Taiwan kuulutas end iseseisvaks mandri Hiinast 1949 aastal, kuid Hiina peab seda oma lahutamatuks territooriumiks. Suhted Hiina ja Taiwani vahel teravnesid 2016 aastal, 10 aastat tagasi. Kui saarel tuli võimule demokraatlik progressiivne partei, see pooldab suuremat iseseisvust, samal ajal kui Peking ei välista jõuga taasühinemise stsenaariumi. Ja edasi tuleb huvitav episood. Selle aasta jaanuaris viisid Hiina sõjaväelased läbi õppuse, harjutades tindliku vastase juhtkonna kõrvaldamise operatsiooni. See meenutas väga tugevalt USA operatsiooni Nicolás Maduro tabamiseks. Ja ma meenutasin seda mitte niisama, sest enne kui Venezuela liider Nicolás Maduro kinni nabiti, lõi Donald Trumpi administratsioon sidemed opositsiooniliste ametnikega Venezuelas. Just nende ametnikega, kes olid isegi süsteemi sees, kuid selgelt astusid Maduro vastu. Ja jätke meelde need Hiina õppused selle aasta jaanuaris. Me tuleme nende juurde veel tagasi. Eelmisel päeval teatas Hiina kavatsusest osaliselt taastada majandus- ja transpordisidemed Taiwaniga, sealhulgas otselennud ja teatud toodete import. Selline avaldus tehti pärast Taiwani opositsioonipartei Kuomintangi juhi Chen Liwuni visiiti Pekingisse. Ta kohtus Hiina RV esimehe Xi Jinpingiga. Nüüd teatas Peking kavatsusest taastada otselennud Taiwani ja linnades Xi'an ning Urumqi vahel. Lihtsustada Taiwani vesiviljelustoodete importi, mis varem oli täielikult keelatud. Samuti ehitada sild Taiwani Jinmeni ja Matsu saartele, mis asuvad Hiina ranniku lähedal. Ta ütleb, et ehitame sillad ja nendelt saartelt saavad taiwanlased sõita Hiina territooriumile, seal lennukitele minna ja lennata. Ühesõnaga väga kasulik pakkumine. Taiwani Hiina asjade nõukogus kritiseeriti neid samme. Nad väitsid, et sellised kokkulepped on poliitilised kontaktid parteide vahel, mis lähevad saare valitsusest mööda. Seal rõhutati, et kõik kahe kallaste vaheliste suhetega seotud küsimused tuleb arutada mõlema valitsuse poolt võrdsetel ja väärikatel alustel. Kuid just see Taiwani opositsioonilise Kuomintangi juhi Chen Liwuni visiit teeb veelgi rohkem muret. Chen Liwun nimetas oma visiidi eesmärgiks leppimise ja pingete vähendamise saare ja mandri vahel. Samuti soovi näidata, et dialoog Hiinaga võib olla heidutuse vorm ning sõda ei ole vältimatu. Ja ka pikaajalise Venemaa-Ukraina sõja ning Lähis-Ida konflikti ja üldise maailmas valitseva turbulentsi taustal. Taiwan peab. Как одну из возможных точек столкновения. Nendes oludes näib, et on lihtsam veenda Taiwani ühiskonda, mis on Hiina suhtes äärmiselt ettevaatlik, dialoogi ja väineüleste suhete stabiliseerimise vajaduses, rõhutades valikut rahu ja sõja vahel. Aga Chen Liwuni enda jaoks oli sellel reisil Pekingisse mitu eesmärki. Esiteks tugevdada oma poliitilist kapitali parteis, silmas pidades 2028 aasta Taiwani presidendivalimisi. Justkui tema oleks ainus, kes suudab Xi Jinpingiga läbi rääkida. Teiseks tugevdada partei positsioone, näidates edukat toimetulekut suhetes Pekingiga.
aga selles peitub ka suur väljakutse. Viimase 10 jooksul on Kuomintangi poliitikat, millele heidetakse ette Hiina-meelsust, peetud vastuolus olevaks ühiskonna nõudega tunnustada Taiwani identiteeti. Ja see viis partei kaotusteni presidendivalimistel 2016, 2020 ja 2024 aastal. Nüüd oleks justkui eeldus ka 2028 aastaks. Kolmandaks tuleb veenda Taiwani ühiskonda rahumeelse dialoogi vajaduses Pekingiga ajal, mil viimane suurendab sõjalist aktiivsust ja tõstab isevalitseva saare ümber ohutaset. On märkimisväärne, et isegi Xi Jinpingi ja Chen Liwuni kohtumise päeval Taiwani riigikaitseministeerium registreeris 6 Hiina sõjalennukit, 8 sõjalaeva ja 1 ametliku laeva, mis tegutsesid Taiwani väinas ja lähenesid otse Taiwanile. Xi Jinpingi jaoks on see samuti sündmus. See visiit loob täiendavaid mõjutusvahendeid rahvusvahelises kontekstis, eriti võimaliku Donald Trumpi ja Xi Jinpingi tippkohtumise eel. Peking rõhutab järjekindlalt, et Taiwani küsimus on Hiina ja USA suhete keskne teema. Ja siin tuletan meelde üht huvitavat episoodi. Veebruaris toimunud telefonivestluse ajal hoiatas Xi Jinping Donald Trumpi, et tuleb olla ettevaatlik Taipeile sõjalise toetuse andmisel. Pärast seda, kui USA välisministeerium teatas detsembris ajaloo suurimast relvamüügipaketist Taiwanile, mille väärtus ületas $11 miljardit ja mis hõlmas rakette, suurtükisüsteeme ja droone, pärast seda vestlust teatas Trump, et ta konsulteeris Xi Jinpingiga relvamüügi küsimuses Taiwanile. See pani siis paljusid ettevaatlikult suhtuma, kuid lõpuks müüsid USA ikkagi relvi Taiwanile. Ja siin teatas Taiwani opositsiooniliider Chen Liwun, et tsitaat, diplomaatia on peamine heidutusvahend võrreldes Ameerika relvade ostmisega. Ja oluline on see, et Chen Liwuni avaldus kõlas ka Taiwani kaitse-eelarve 40% võrra suurendamise arutelude taustal. Ja nüüd püüab Kuomintangi partei näidata, et pole tingimata vaja kulutada nii suuri summasid näiteks tankidele, vaid mida saab teha. Võib lihtsalt Xi Jinpingiga kokku leppida. Milleks kulutada $40 miljardit relvadele? Lähme lihtsalt Xi Jinpingiga läbirääkimiste laua taha, lepime kokku ja kõik saab korda. Aga siin on veel üks oht. See on Pekingi katse lõhestada Taiwani ühiskonda ja poliitilist eliiti. Sisuliselt loob Peking praegu paralleelseid poliitilise suhtluse kanaleid. See on väga ohtlik olukord. See raskendab Taipeid ühtse seisukoha kujundamist suhetes Mandri-Hiinaga ja nõrgendab tema võimet ühiselt rahvusvahelise kogukonna toetust kaasata Hiina surve kasvades. Sest, ma selgitan, nüüd on väga raske aru saada, kas Hiina on ikka tõesti nii vaenulik Taiwani suhtes, kui ta peab dialoogi selle saare poliitikutega ja on isegi valmis lähenemiseks. Teisest küljest, kas Taiwan on ikka tõesti nii vaenulik Hiina suhtes, kui mõned selle poliitikud sõidavad Pekingisse ja peavad seal mingisuguseid läbirääkimisi? Ehk siis saate aru, kui vaadata olukorda kõrvalt, siis jääb mulje, eriti kui sellesse teemasse sügavamalt ei sügene, jääb mulje, et kuulge, nad teevad seal läbirääkimisi, taastavad lennuühendusi, ehitavad sildu ja teevad omavahel kaubandust. Kas need on siis tõesti 2 täiesti erinevat lugu? Võib-olla mitte nii väga. Kas tasub siis nii tugevalt Taiwani eest välja astuda? See tähendabki niinimetatud paralleelsete poliitilise suhtluse kanalite ohtu. Ja kuidas siis ilma pehme jõuta? Kohe pärast Kuomintangi juhi visiiti teatas Hiina valitsus 10 stiimulist koosnevast paketist, mis näevad ette varem kehtestatud piirangute leevendamist ja on suunatud suhtluse elavdamisele Taiwaniga. Nende hulgas on noortevahetuse edendamine, otselendude taastamine, Taiwani põllumajandus- ja kalatoodete impordi lihtsustamine, turismipiirangute leevendamine ning luba poliitiliselt sobivate Taiwani kultuuri- ja meediaprogrammide edastamiseks. Aga asi on selles, et Taipeid ametivõimud ei ole seda kõike kooskõlastanud, samas kui Hiina ütleb, et nemad on selle kooskõlastanud. Ja näete, siin tekib veel üks lõks. See tähendab, et Hiinale ütleb ametlik võim, meil pole seda vaja. Tema ütleb, pole vaja, ma olen juba kokku leppinud. No, mitte teiega muidugi, aga siiski. Kuomintang, see on ju ka teie partei, nendega olen ma juba kokku leppinud. Ja nagu te aru saate, see on veel üks lõhestamise vahend. Siin panen 3 punkti, teie arvamus ja järeldused kirjutage selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu.
Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, siis selle video kirjelduses ongi kirjas. Toetage kanalit Aleksei Petrovitš. Valige endale sobiv viis. Olen tänulik igasuguse teie toetuse eest. Sellega on kõik. Hoidke end. Kõike head. Nägemist.